Tervist! Olete jõudnud Taivu lehele, tutvume meie metoodikaga. Minge kindlasti vaadake blogipostitusi, aga ma räägin kõigepealt natuke sellest, mida me täpsemalt teeme ja kuidas. Nimelt siis mina alustasin eratundide andmist kuskil 8 kuud tagasi, aga olen selle aja jooksul saanud väga palju praktikat, töötanud väga palju koostöös oma tuttavate psühholoogi, eripedagoogi ja paljude teadusartiklitega, et luua selline õpimängude süsteem, mis päriselt töötaks, päriselt arendaks lapses neid oskusi, mida me proovime arendada. Ehk siis lugemine, matemaatika ja keskendumisvõime. Oleme need 3 fookusesse võtnud ja nende jaoks loonud sellised mängud, kus siis laps ja juhendaja üksteise võidu proovivad mingisugust lavamängu võita nii-öelda. See loob konkureeriva atmosfääri, aga me ei viska last kohe siia konkurentsi tulla, vaid kõigepealt saame ikka temaga tuttavaks ja põhiline, ma arvan, ongi see, et me teeme seda koduses keskkonnas, mugavas, hubases keskkonnas, kus laps ei tunne end ohustatuna mingisuguste raskete koolitööde poolt, vaid ta saabki juhendajaga tuttavaks. Juhendaja näitab talle erinevaid mänge. Me tutvume salaja lapse tasemega, paneme paika mingisuguse õppeplaani ja seejärel juba hakkame mängima. Ja kui aeg on piisavalt kaugel, siis me suudame ka lapsele endale peegeldada seda arengut, mis ta on läbinud. Sest minu kogemuses me oleme neid küll edasi arendanud pidevalt, et see kaardipakk ei ole ainuke mäng, mis meil on neid veel päris palju, aga minu kogemuses see areng toimub kuskil juba paari nädala jooksul. On näha, et kui laps käib iga nädal tunnis, siis mingisugused kaardid, mis me alguses peame kõrvale jätma, sest et sõna on näiteks liiga keeruline, siis me juba saame ta paari nädala pärast kasutada ja kui me lapsele seda näitame, siis see rõõm on näha seda arusaama, mis tekib, et mingi areng on toimunud.